Oleme jõudnud siia Norman Optikasse, kus Kersti hakkab kohe tutvustama kevadsuve päikseprilli trende. Aga hakkame otsast peale. Võtame kõigepealt naised näiteks. Naised. No tegelikult trendides ma ei saa välja tuua, mis on nüüd naistel teistmoodi või meestel teistmoodi. Et trendiprill praegu on suur, värviline. Naiste puhul jah, on rohkem seda kiisusilmset, et kiisusilmne meesterahva puhul ei ole nende kuju, aga domineerib nii mõlema soo puhul sel piloodi tüüpi prill. Mulle jäid silma need kohe. See on meil tegelikult runway model. Et ta on tõesti, see konkreetne mudel on loodud poodiumi kõnniks, aga ümmargust prilli on hästi palju. On tavaraami kui väikseprill. Aga mida on uut võrreldes näiteks eelneva kevad-suvega, oled sa täheldanud? Tegelikult see ümmargune on vist ainsana, mis on nüüd, mida varasematel aegadel pole nii valdavalt olnud. Nii prilliraami kui päikseprilli moes, kui teda on nüüd. Kindlasti ei tohi ära unustada ka lapsi. Just. Lastel ma pigem ei tooks moesuundi välja. Lastel on alati, et mida ilusam ja värvilisem see prill on, mida mugavam ja vastupidavam see prill on, siis ta meeldib lapsele ka. Aga mis on ühe päikseprilli juures oluline? Mida peaks teadma, et kas Statoilist või Prismast ostetud prill on nüüd ikka hea mõte? Mitte väga. Miks? Sest et nende prillide puhul ei ole päris kindel, kas on UV-kaitse. Kui UV-kaitset ei ole, siis on targem see päikseprill üldse kandmata ette. Sest et kui UV-kaitset prillil ei ole, aga tume klaas on ees, siis on pupill seal taga suur ja ta laseb palju rohkem UV-kiirgust silma, kui ta muidu laseks. Ehk siis päikse käes, kui päikseprill ei ole, on pull väike, kaitsereaktsioon on palju suurem, aga kui nüüd see tume klaas ilma kaitseta on ees, siis ta tegelikult rikub silma pikas plaanis palju rohkem. Ja need, mis on need odavad päikseprillid, isegi kui need kaitsed on olemas, siis nende materjal, mida kasutatakse, ei ole optiliselt nii ühtlane ja nii selge. Ehk siis nad moonutavad nägemist. Pigem siiski investeerida korralikku päikseprilli. Kindlasti. Sest et korralikku päikseprilli iseloomustab see, et nägemine on selge, kaitsed on olemas ja nad istuvad jube mugavalt pealt. Et me näeme oma igapäevases töös hästi palju inimesi, kes kas annab talle soodsama prilli kätte või kallima prilli, mugavus mängib samamoodi rolli. Et mida kallim bränd, seda rohkem nad on tegelikult panustanud oma toodete uurimisse ja katsetamisse. Nii et kvaliteetne prill on oma hinda väärt. Lisaks see materjal, mida kasutatakse just prilliraami tootmiseks, nendel on hästi suur vahe. Plastikul ja plastikul on erinevus. Et kallil prillil on see plastik on mugavam, teda saab painutada. Ehk siis, kui kandjal prilliraam kukub eest ära, on laiaks vajunud, siis ta tuleb meie juurde, me saame seda palju mugavamini tagasi painutada. Mida soodsama ja odavam prill on, seda raskem see on. Ehk siis, kui prill oma vormi kaotab, siis ta muutub tegelikult sellega ka kandmiskõlbatuks. Nii, ja kus kohast teie kauplused asuvad? Meie kauplusid on 8 tükki Eestimaa peale, 4 neist asuvad Tallinnas, lisaks siis ka Haapsalus, Kuressaares, Pärnus ning Tartus. Nii et üle Eesti kätte saadavad, aga panin tähele, et teil on ka väga tore Facebooki mäng. Just, Facebookis on meil maikuus selline mäng, et kõik, kes lisavad meie Facebooki lehekülje meeldivaks, osalevad loosimises, milles me loosime välja 3 paari kontaktläätsid optometristi visiidiga ja läätsevedelikuga. Ja lisaks, kes ei jõua meie kauplustesse, näiteks asuvad võib-olla Viljandis, kus me tõesti Tartu on natukese kaugemal, siis on meil olemas ka väga hea e-pood. Nii kontaktläätsedele kui prilliraamidele ja klaasidele. Kuid kellele on võimalik, külastage meie kauplusi, sest koha peal valides saab endale väga hea prilli, internetist ostes võib natukese mööda panna.